Räägime klientide impordist. Kui on tühi baas, siis näeb ta põhimõtteliselt väljagi nii, et siin on ainult üks klient, kelleks on siis eraklient, ja see klient on mõeldud kassas juhusliku sisseastuja müügi vormistamiseks. Kõikide ülekandearvete jaoks on aga vaja juba sisestada firmasid kas siis käsitsi või importida. Ja impordi käigus saab muidugi ka eraisikuid lisada. Impordi jaoks kliendid ja impordi kliendid TXT failist. Ongi Exceli tabel vaja salvestada Unicode tekstformaati ning selles impordis on kaks režiimi, kliendid ja hankijad. Tihtipeale öeldakse, et hankija on ühtlasi ka kliendiks. Kuna ERP-is hoitakse neid aga lahus, tuleks siis teha importi klientidele ja hankijatele eraldi esiteks, ja kui see sama klient on ka ühtlasi hankija, siis ta peakski olema ka tabelis mõlemal pool. Mul on siin üks tabel, näidistabel, kus on siis rida andmeid veergudes, et ta on siis esialgu Excel, sellised enamlevinumad andmed. Teistest programmidest üle tulles see tabel võib vägagi varieeruda. Ja selle Exceli tabeli pean ma siis salvestama Unicode teksti, mida ma saan teha järgmiselt, ütlen file, save as, valin talle asukoha, ütlen talle siis nime ja save as type on siis Unicode tekst ja save. Ta küsib üle, kas seda formaati tuleks säilitada, vastan yes, ja nii on mul see Unicode'i tabel olemas. Järgmiseks tuleb mul siis nii-öelda mäppida need veerud siis vastavate väärtustega. Näiteks selles tabelis firmas A on mul firmad, ja seega ma valingi siia veergu A firma nimi. Veerus B võib siis olla äriregistri kood või tühi eraisiku puhul. Sünnikuupäevasid mul ei ole, sellega ma jätan kõrvale. Seda ma importida ei saa, et võib ka jääda osa veerge nii-öelda mäppimata. Veerus D on mul äriregistri või käibemaksuregistri number, KMKR number on ta siis. Tavaliselt firmadel on ka pangarekvisiidid, minul antud juhul on see tabel tühi. Ja edasi veerus I on mul siis firma telefoninumber, mobiili firmal ei ole, faksi ka, viimase ajal ei ole, kuigi need veerud on olemas. Ja veerus L on siis e-posti aadress. Veerus M on koduleht, selleks valin siis www. Edasi on mul palju küll veerge, aga nende sisu ei ole imporditav. Ning jätkan veerus B, kus on toodud maksepäevade arv ja sama info on siis ka olemas ERP-is. Veerus Q on viivise protsent, valingi vastavalt viivispäevas. Veerus R võib siis olla näiteks krediidilimiit, antud juhul on see väga oluline info, ka selle impordin. Veerus S on siis firma aadress ehk aadress, tänav ja maja.
Veerus D on siis aadress ja linn. Veerus U vastavalt postiindeks. Veerus V on siis toodud aadressriik. Veerus kaksik V on kontaktisiku eesnimi. Ta võib põhimõtteliselt olla ka eraldiseisev eraisik, et ta ei pea olema firma kontakt, aga kui see nimi on samal real Exceli tabelis firma nimega, siis loetakse ta kohe selle ettevõtte kontaktisikuks. Veerus X on siis kontaktisiku perekonnanimi. Veerus Y on siis isikukood. Ta võib olla Herpli kontekstis ka kliendikaardi kood, sest seda välja kasutatakse siis ka kliendi tuvastamiseks ID-kaardiga. Lisaks on Z, mis on siis kontaktisiku telefon. Kontaktisikul meil faksi ei ole, võimalik, et Veerus AB on ka mõnel kontaktisikul mobiiltelefon ja kontaktil võib olla veel ka e-posti aadress, Veerus AC, selle siis valime ja kontaktisiku e-post. Ehk sellised põhilised andmed on siis praegu määratud. Ma saan öelda ka, mis on selle esimese aadressi liigiks, et kas tegemist on postiaadressiga või registriaadressiga. Siit võib öelda ka reegli, et kui kliendil nime pole, aga on ainult aadress, et siis kas seda aadressi kasutatakse kliendi loomisel. Kindlasti on selles tabelis ju esimene päis või esimene rida, päiserida. Rohkem päiseridu ei tohi olla, nii et ka see tuleb siit siis määrata. Mida teha korduvate nimedega? Ütlen kohe ära, et tegelikult Herpli import ei oska sügavuti kontrollida kliente, ehk ta on valmis neid ainult lisama ja kliendi andmeid siis impordiga parandada ei ole võimalik. Valin siis selle konkreetse faili, mis on siis Unicode tekst. Võib ka katsetada, aga see ei anna väga palju infot, ta lihtsalt ütleb, et on tehtud ja võib seda siis ise ka vaadata, aga need mappingu valikud kaovad selle tulemusena ka ära. Ja annan käskluse impordi kliendid, nagu öeldud, on ta siis tehtud, rohkem infot ta siit ei anna, aga kliendid, kõik kliendid all on siis need kliendid olemas. Kui ma võtan siit külje pealt vaatan, siin on näha siis nii kliendid kui nii eraisikud kui firmad ja siin on ka kontaktisikud eraldi välja toodud. Klientide põhitabelis on aga ainult siis iseseisvad kliendid. Ehk näiteks Juurikas Jüri, et tema puhul on siis näha, eks ju, ees perekonnanimi, tal on e-posti aadress, tal on telefoninumber, tal oleks võinud olla ka päris aadress, ta võiks kuuluda kliendigruppi, et sellist informatsiooni, mida me siis importisime, on siin ka näha.
Kui ma aga võtan nüüd lahti majandustarkvara, siis siin on ka äriregistri ja käibemaksuregistri kood. Nende täitmiseks on ka võimalik kasutada üht tasulist pluginat, mis teeb siis päringu äriregistrisse ja täidab need väljad automaatselt. Ja praegu on siis see ID-kaardi number või isikukoodi number siia kliendikaardi kohale lisatud. Ja Mari Maasikas on meil siin kui kontaktisik. Ehk kui ma võtan lahti ainult Mari Maasika, siis ta näitab, et ta töötab selles firmas majandustarkvara. Ja täpselt samamoodi käib siis ka hankijate import, ainult et need hankijad jõuavad ladu ja hankijad alla. Kui te tunnete ennast ebakindlana, siis saatke oma klienditabel import@terpli.com koos siis infoga, kuhu kontole käivitataval firmal tuleb ta importida ja me osutame uutel klientidel sellist teenust. Kindlasti tuleb siis arvestada sellega, et kui teil need kliendid on juba osaliselt kas käsitsi loodud või imporditud, siis uuendamist ei ole võimalik teha.